Tere hommikust! Aitäh teile, et vaatate ja ette annate seda siia kaalule, seda raskust teisele poole, et ma enda sees asju läbi mõtleks ja lihtsustaks nii enda ja ka võib-olla siis teie jaoks niimoodi, et need jagamised, mida ma siis justkui siia toon ja mis läbi minu siis siia salvestub, oleks võimalikult lihtsad ja arusaadavad. Sest kui ma olen mingi kogemuse sees ja kogen midagi läbi oma kogemuse, siis seda kogemust teisele inimesele mõistetavaks teha võib olla keeruline või teise inimese jaoks justkui nagu mõistmatu, sest tema operatsioonisüsteemis ei pruugi olla selliseid arusaamist või sellist võimalikkust üldse. Mida ma soovin öelda on see, et see 10 või 11 aasta jooksul, mida ma olen erinevaid asju kogenud läbi oma rännakute, siis ma olen aru saanud, et see maailm on nii mitmekihiline ja nii keeruline, et seda on suhteliselt raske nagu öelda, kuidas ta töötab, kuidas kõik omavahel seotud on ja samas me oleme kõik kuidagimoodi indiviidid ka siin. Et ma olen nende 10 aasta jooksul vaadanud nii ühelt poolt, kus ma nii tervik, seda täispilti, kui ka nüüd siis saanud kuidagi kontakti selle individuaalsusega, mida mul varem ei olnud. Ja et seda kuidagi lihtsustada niimoodi, et mis asi see siis on, Tõnis, et kuidas siis seda sõnadesse panna, seda nagu kogemust, et keegi, kes võib-olla pole üldse sellega kokku puutunud, saaks võib-olla kas või mõistusega seda lahti mõtestades sellest aru. Ja siis, miks see üldse vajalik on? Miks sa peaks kulutama oma aega selleks, et praegu minu seda videot üldse vaadata, et mis kasu sa sellest nagu reaalselt nagu saad oma igapäevaelus, tehes oma igapäeva asju ja otsuseid. Et sellesse videosse ma siis need asjad nii hästi, kui ma praegu oskan tänasel hetkel rääkida lahti, seda teen. Ja üks mõiste, mis mulle prantsatas siin mõned päevad tagasi, oli mõiste, mida ma ei olnud varem teadlikult enda süsteemis kogenud. Ja see on kogemus, mida sina saad ka proovida. Ehk mina küsin sinult praegu ja seda sa saad oma süsteemis kontrollida. Et kui sa nüüd tunnetad oma maailma, kuidas sa oma maailma näed ja kuidas sa otsuseid teed, ehk kuidas sa koged siis oma seda kogemust, kas sa koged iseennast kui peategelasena enda elus, enda kogemuses, või sa koged iseennast kui kõrvaltegelasena selles elus, justkui mida sa koged igapäevaselt. Ja see, kui ma selle küsimuse endaga kontakti sain, see oli minu jaoks heureka. Üks sõber, kellega polnud ammu aega kohtunud ja nägin teda mõned päevad tagasi, ma ütlesin, kuule, et kas sa koged, ma avastasin, ma kogen ennast peategelasena. Sest jaa, ta teab seda. Et tal on ka see aktiivne. Ta on ka selle endas nagu avastanud. Ja siis ma saangi aru, et on inimesi, kes juba kogevad ennast peategelasena. Kuid mina olen kogenud mõlemat. Ehk siis need viimased 5 aastat eriti sügavalt. Ma kogesin need kõrvaltegelasena. Ja nagu võib-olla kõrvaltegelasena veel. Ja miks see on tähtis, on see, et kui juhtub selline asi, et ma hakkan kogema ennast kõrvaltegelasena, siis otsused, igapäeva otsused, mida ma teen, ma
okei, ma peaks vist küsima seda sinu käest, et kui sa koged ennast, küsin niimoodi, et kui sa koged ennast kõrvaltegelasena, siis läbi kelle sa oma elus või kelle kinnitust sa küsid ennem, et teha mingi otsus iseenda elus. Ja võib-olla neid inimesi on mitmeid, läbi kelle sa küsid alati ennem mujalt kinnitust või justkui otsid mingit turvatunnet või mingit luba või heakskiitu selles otsuses, mida sa siis läbi nende teed lõpuks siis ise. Ja miks see on nagu ohtlik ja miks see on nagu väga, miks see võib osutuda ohtlikuks? See on jälle suhteline. On sellepärast, et igal ühel meil, indiviidil, on isemoodi alateadvus ja isemoodi uskumuste süsteem ja isemoodi kogemus elust. Ja ta võib osutuda siis ohtlikuks, kui see, läbi kelle sa neid otsuseid teed, tema alateadvus on selline keerukam. Igal inimesel on see natukene isemoodi, igal inimesel ta tahaks öelda, et ussitab natuke isemoodi. Sest ega puul kasind ju, ega ma ei erine kuidagi moodi. Et nüüd, kui mina seda tegin, elasin oma elu läbi teise inimese alateadvuse, ehk siis minu otsustusvõime tuli läbi teise inimese, ehk siis ma küsisin kõike, mida ma justkui oma elus tegin, nõus, ma tulin praegu toast välja, mul oli natukene tuli natuke vaiba alt, et ma justkui hiilisin välja. See on väga suur nagu punane nagu tuli minu jaoks. Ma sain aru, et ma ei ole jälle peategelane, ehk siis ma justkui nagu küsin luba, et ma võiks minna pooleks tunniks õue. Ehk siis mul on väga suur veakoht olnud nende aastatega sisse. Nagu, sest ma kuidagi moodi panin ennast teisele kohale. Ja kui ma panen ennast teisele kohale, ehk siis ma ei ole oma elu peategelane, siis alati võib tulla keegi öelda mulle, milline peaks minu elu olema või kuidas ma peaks oma elu elama. Ja kuna mul ei ole ühendust iseenda süsteemiga, mida mina ise tahan teha või kuidas ma tahan teha või mis on minu unistus, siis ma eksin ära sellesse, sest mul kaob ära elu rõõm või selline uudishimuga natukene elu vastu ja kõik muutub elutuks, sest mul puudub huvi elu vastu. Kõik teised teavad justkui paremini, kuidas ma peaks elama. On see siis lähedased inimesed või on see siis suuremas mastaabis riik või mingisugune supreme leader. Et kui keegi sinu elus on rohkem supreme kui sina ise, siis sul puudub kontakt iseendaga ja iseenda unistustega. Ja iseenda nagu otsustusvõimega. Ja just. Ja see on see koht, mis peab maanduma. See peab maanduma, et nagu maailm, sinu maailm, mida sina koged, algab läbi sinu silmade, läbi sinu kogemuse, läbi sinu keskme. Mul on üks tore selline kristlik inimene, kes millegipärast aastaid on natukene mul kogu aeg kirjutanud ja mingit silma peal hoidnud. Viimane kord ma ei suutnud neid lugeda, blokkisin ära, kuid lasin nüüd vist nädala või poolteist laagerduda, okei, see oli esimene inimene, kelle ära blokkisin, võtsin bloki maha, helistasin, ta on hea inimene, suurepärane, avatud inimene. Ja mul on avanenud selline võime, et ma suudan lugeda inimeste kavatsusi selle all. Kellel on selline manipulatiivne süsteem, ehk siis ta tahab minuga kohtuda võib-olla sellepärast, et minu süsteemi muuta. Ja nii inimesed, kellel on reaalselt see, et kui ta helistab, küsib, et kas kõik on okei, siis ta lihtsalt hoolib. Ta nagu hoolib, lihtsalt ta teada, kas minu selles nagu süsteemis on kõik okei või ma lihtsalt läksin hulluks ja kukkusin vasakule paremale vehkima. Ja siis, kui me rääkisime, siis ta ütles huvitav lause, et meie vestlus oli väga selline sisukas, väga selline mõnusalt lühike ja sisukas. Ja ta ütles huvitav lause, et tal on üks tore tuttav, kes nagu selline pereisa, selline küpse pereisa, kes elab oma elu, ta ütles, et hoida teisi läbi iseenda.
ja see jäi mulle siis süsteemi. Ja täna ma siis seedisin seda korra uuesti ja hoida teisi läbi iseenda. Ja see on väga tähtis lause. Ehk hoidagi, ma saan hoida teisi kõigepealt läbi iseenda, ehk siis kui ma olen ise kodus ja siis ma saan hoida teisi. Ta ütles, et see on selle pereasi moto, kuidas tema pere nagu hoiab. Noh, sest ega ilmselgelt paljudele mured, kuidas pere ja nii edasi nagu. Kuid minu see operatsioonisüsteem viimased aastad oli hoida teisi. Ja sellega ma jooksin tühjaks, täiesti nagu tühjaks, sest mul ei olnud iseendaga mitte mingit pistmist. Ja kuidas ma hoian teisi, kui ma ei ole hoidnud iseennast. Kui ma iseennast teadvustan ja ma teadvustan, see on minu kari ja see on minu perekond ja see on minu valik ja need sobivad mulle ja need toetavad mind ja ma tunnen ennast siin hästi, siis ma võtan selle omaks ja ma lähen sellega edasi. Kuid kui mingil põhjusel ma saan kontakti iseendaga, saan aru, et see on küll minu kari, kuid mingid osad siin ei toeta kuidagi moodi minu nagu seda nagu kontakti iseendaga, vaid see pigem üritab kogu aeg õõnestada mind mingil põhjusel. Ja saan aru, ja siis ma hakkan nägema nagu, ja siis kui ma saan kontakti iseendaga, siis ma tekib analüüsivõime, mis mu elus nagu reaalselt nagu toimub. Muidu mul seda ei olnud, sest mul analüüsivõime oli lükatud kusagile võssa ja ma üritasin analüüsida elu läbi teise või siis teiste inimeste pilgu läbi. Kuid igal ühel on see natuke isemoodi ja see ajab selle meelsuse hulluks või nagu. Põhimõtteliselt ma tulin välja sügavast vaimuhaigusest nagu. Mu vaim oli haige selles kohas, sest mul puudus kontakt iseendaga. Ja nagu ma pidin kõigepealt, see on ebareaalne, et ma siit välja tulin. Et see Tõnis, kes 5 aastat tagasi siia sukeldus, on praegu nagu tagasi. Ma olen küll täiesti uues kohas, sest ma pidin leidma selles meelte segaduses, mis ma olin teiste inimeste arvamuste siis ära eksinud, leidma iseennast üles sealt. Ja mingisuguse jumala armu läbi see juhtus. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga ma tean, kuidas see juhtus, kuid see taaskord, ma läksin sinna sisse niimoodi, et elu mind sinna viis ja ma tulin ka sealt välja niimoodi, et elu mind sealt tõi. Ehk siis elu õpetas mulle, et on tähtis olla kontaktis iseendaga ja tähtis on teha ka neid piire. Ma olen vaadanud selle piltiga väga suurena ja ma mõistan, et see maailm, mida ma kogen, on nagu tervenisti mina ise. Kuid juhtub selline asi, et mina hakkasin ennast remontima. Ma arvasin, et need vead, mis ma leian teistes inimestes, ma pean hakkama ennast nagu parandama. Ja mida rohkem ma siis kohtusin, seda rohkem ma vigu otsisin ja mida rohkem ma arvasin, et ma pean ennast kogu aeg nagu ennast justkui ravima kuidagi, et mul on midagi viga. Ja kui ma arvan, et mul on midagi viga, siis ma hakkan seda looma oma süsteemis ja ma jään väga haigeks niimoodi. Et siis ma sain aru, et neid inimesi ei ole vaja remontida, see ei ole vaja, see ei ole üldse vajalik. Need inimesed saavad ise endaga kontakti siis, kui on õige aeg. Ka mina sain. Ja kui keegi oleks mulle nende eelmise 5 aasta jooksul tulnud ütlema, et Tõnis, et sa pole päris ise, et sa kusagil reisid oma selles reaalsuses, sa ei ole kodus, siis ega ma ei oleks uskunud. Ma poleks sõnad keski uskunud. Ma ütlesin, ära aja seda käba Jaani mulle. Tõesti, nagu sest see sõber, kellega ma kohtusin, tema ütles, et tema nägi, et ma olen reisil. Et ma ei ole kodus, et ma istun kellegi selles ruumis sees nagu. Ja selle ruumiga, teise inimese teadvusruumis istumisega on selline huvitav asi. Seal ei loe distants, sa võid olla ka 1000 kilomeetri kaugusel, kuid see on mingisugune nähtamatu maailm, kuhu sa täpid ära või nagu põhimõtteliselt paned oma fookuspunkti sisse ja sa oled sellega ühenduses. Ja sa võtad selle uskumuste süsteemi iseenda omaks. See on nagu põhimõtteliselt võtta kogu Põhja-Korea, kui sa maast madalast suudad neile selle massipsühhoosi teha ja nad vaatavad seda Supreme Leaderit, siis sa saadki kogu selle kaasa. On üksikud, kes tõusevad, kes ütlevad, et aga mina ise ka siin nagu ja neil lükatakse siis justkui kõrvale. Kuid õnneks siin Eestis päris nii ei ole, et ma saan videot teha ka veel vähemalt ja võib-olla läheb üles ka. Eks mõned, jah, just. Ja ma tahan veel seda öelda siia, et ma saan teha neid personaalseid istumisi ka selle teemaga. Et võib-olla see teema ei ole kõigile üldse vajalik. Väga paljud on oma eluga väga mugavas kohas, kus
üksteise silmade läbi elamine on selline mugav, sellepärast et kohustused on jagatud ära ühtlaselt ja siis sellepärast see väga ei häiri. Kuid on inimesi, kellel see võib-olla koostöö enam nii hästi mingil põhjusel ei tööta. Ja on võib-olla inimesi, kes reaalselt soovivad selle switchi tõsta siis enda peale tagasi väga nagu teadlikult, et kogedagi seda väga personaalselt, seda kogemust siin maa peal. Et kui sa mingil põhjusel ise pole selle pistiku tõstmisega või sa oled alustanud või mis iganes, soovid vähemalt siis minu kogemust sellest teada, kuidas ma seda tegin, siis ma saan seda teha. Ja nüüd ma olen ka kodus omadega, et seda reaalselt nagu jagada, et muidu võib-olla ma olen koos istudes hoopis mingi reisile läinud siin alateadvuste vahel. Et kirjuta mulle, kui sa tahad seda koosistumist teha. Enam-vähem, ma arvan, mingisugune paari tunniga on meil selline mõnus infovahetus toimunud ja saame siis võib-olla ülevaate sellest, kus üks või teine oma asjadega on. Et kui sa tahad seda privaatistumist teha, siis 3 päeval nädalas, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. 3 päeval ma saan seda teha ja siis juba jah, vaatame, mis sealt saab sündida. Kõik ilusat. Tšau.